niimoodi. Radio Sky Plus hommikuprogramm. Radio Sky Plus hommikuprogramm. Igal tööpäeval kella 6-10 Kivisaar ja Märks. Rauno jõudis juba rääkida mulle uskumatu loo oma uuest autost. Ei, no... mille ühesõnaga lugu oli selline. Küsisin hommikul, kuidas siis on uue masinaga sõita, uue auto lõhn ja kõik. Kaebas ära, et naisele ei meeldi uue auto lõhn. Ostsime vanilje lõhnakuuse sisse. Kurat küll, mõni inimene sellepärast ostabki poest uue auto, et saaks kordki elus seda lõhna nautida. Kummaline perekond, midagi pole teha. Kus sa tükkele oled peast hulluks läinud, lähed noa alla nüüd selle pärast. Ja kuidas vanasti kõik said ära sünnitatud ja imetatud, ei ole vaja mingit nuga kellegi rinda lüüa, nüüd nagu lalliks läinud, ei tea kuhu raha panna. Ei ole, sükst asja pole olnud, näete, teil on hea ema. Eelmised asjad pole erinevad, on ju. Jaa, õige. Mulle meeldib endast näidata. Nii. Ja mulle meeldib käia suvel niimoodi, et mul on pruusid, mis paistavad läbi ja seal all on, mida vaadata. Voh! See oli hästi öeldud. See oli hästi öeldud. Andke mehele ka telefon korra. Ei. Ei või? Mis see rindadel siis nii väga häda on, et on vaja neid minna kohendama pere juurde? Neid ei olegi õieti, võiks öelda. Olegi, olete täitsa sile. Jah. Ei saagi aru, kus eest ja tagant vaates. Noh, võib nii öelda küll. Ei ole vast asi nii hull. No üsna. Tohho. Ei tea, miks ei ole. Vaene mees, vasak silm on punnis kogu aeg. 27-aastane Raune on 3 aastat käinud 4 aastat noorema boyfriendiga. Kui vana on boyfriend? Arvutage välja. Väike Tiit kirjutab, kas kelgukliinikus opereeritakse ka rindu? Jaa, kõike tehakse. Kõike, see on siukene multifunktsionaalne. Universaalne. Nagu kaubakeskus, seal on kõik olemas. Austria mees hüppas Gratsi linnas 4. korruse aknast alla peale seda, kui oli öösel paar pudelit punast veini ära joonud. Enne hüpet oli ta akna peal karjunud, olen Superman, minuga ei saa midagi juhtuda. Meenub see vene multiks. Oleks võinud minna väga kurvasti, kuid tänu alla olnud mingisugusele varjule pääses ta vaid pea ja selja vigastustega. Omaenda varju oli seal all. Jumal joodikud hoiab, jah? Alustame sellest, et isa hiired meelitavad oma potentsiaalseid seksipartnereid lauluga. Mies aga perse rais. Washingtoni ülikooli uurimisrühma juht Timothy Howley salvestas paaritumis sirtsumise ultrahelitehnika abil. Hiirelaulu rikkus ja mitmekesisus läheneb juba paljudele laululindudele, ütleb professor. Seda, kas laul annab hiirtele teiste isastega võrreldes eelise, pole veel selgeks tehtud. Eile juhtus siuke kole äpardus minuga. Oho. Siin samas ruumides ja läksime siis punaga nii-öelda majast välja. Mõtlesin, läksite punaga kiskuma. Ja tavaliselt, kui siin inimesi koridoril vastu, siis mõtlen alati tere ja püüa nagu viisakas olla. Ja eile oli siuke moment, et vaatasid mingisugune raadio kuulava, keegi kõnnib siin, ei hakanud üldse tere ütlema. Pärast tuli välja, et see oli omani. Teretad siin igasuguseid ja nüüd õigel hetkel hoidsid juba suu kinni, jah? Ime, et sa istud siin veel praegu. Näed, ikka juhtub. Mida nüüd teha? Mida nüüd? Ausalt öelda, nüüd ei ole enam midagi teha. Tunne oma jumalaid. See on üks neist hetkedest, kui midagi ei ole enam teha. Kuigi öeldakse, et väljapääsmatuid olukordi ei ole olemas, siiski üksikud on ja see on üks neist vähestest. Nii et põhimõtteliselt sul on niikuinii ükskõik, võid hakata siin jooma ja suitsu tegema saate ajal. Hakkab suut inimest otsima. Vaat ei ole, jah. Jah, Antonio Banderas võiks selle omale saada näiteks sellepärast, et tema on hädas Colorado maja juures luusivate karudega, kes maja juurde ja isegi trepile tulevad. Ja Banderas siis mõtles ja nuputas ning arvas, et kõige parem on, et siis lõhkeainega eemale peletada. Vahepeal on isegi karusid olnud kuni 8 neil hoovis, nad on käinud neid silitamas ja nendega koos pilte tegemas. Siuke uudis. Ja siis lõhkeaine otsa, jah? Ja siis ära mineerida hoov. Suurepärane. Väike Rein küsib, millal koeru mast ära remonditakse. Just lähen pärast saadet. Mul on tööriist on autos ja tunked on ka. Ja kohe, kui lõpeb saade, hüppan ja lähen koeru masti ronin. Hakkan kruvima.
Aga kui tõsiselt rääkida, millal tehakse meie koerumast korda? jah, meie oleme viimased, kelle käest seda küsida. Väike pisi kirjutab mulle, õigemini kaebab ja nuriseb mu oma koputaja. Okay. Nimelt tuli välja puhkusaeg, te muudku siin kaeblesite ja kirusite mind taga. Ja. Miks see nii on? Me tundsime sust puudust. Me olime armuvalus. Ja see väljendub niimoodi? Ja. Levitate valet. Mis valet? No, ma kuskil Dubais olin ja nii. Näe küll, ära hakka jälle ajama. Sa ei olnud. Briti rongijuht lasti peale seda, kui ta juhtis rongi alasti. Sheffieldist Londonisse sõitnud kiirrong kihutas 200 kilomeetrit tunnis. Pilti rongijuhist tegi mobiiliga ta ise ning saatis kolleegile edasi. Näeb, vaata, ma olen alati roolis. Ei usu. See saatis aga pildi juhtkonnale. Firma Midland Main Lane põhjendas lahtilaskust sellega, et juht eiras turvalisusnõudeid. Mismoodi? Noh, et hakkad seal ennast näiteks lappima, kui keegi sisse astub, aga samas peaks mingit nuppu vajutama. Ma ei ole küll alasti olnud, aga ma olen ka autosõidu ajal endast pilti teinud. Nendes Sunny andmetel on üllatavalt mitmel rongijuhil kombeks oma vastu tulevat kolleegi alasti vastu võtta. See tehakse selliseid surprise'ena. Millega üllatad? Ameeriklastel on tavaliselt paljas tagumik. Hõõrutakse kuhugi klaasi vastu. No, seal siis rongijuhtudel Inglismaal niimoodi. Jah, kui meil bussijuhid on niisugused labased, sõidavad oma Ali Kampsoniga lihtsalt tuimalt tõstab käe üles või tõmbab tulesid, siis see on ikka siuke elu oli. Jah. Te ei taha märks meil vürtsi lisata siin hommikuprogrammi. Äkki ka midagi mõtlete välja? Me peame enam-vähem paika panema, et millal ma umbes WC-s ära käin ja millal sa tuled, eks ma siis püüan ajastada ja tervitada. Ja see peab olema selline hetke tabamine. Jah. Küprosel laadis keegi ulakas õpilane kooliõpetaja telefonis salaja tema aktiivfoto ja saatis selle sadadele õpilastele. Õige! Sadamal linna Limassoli koolis töötav naisõpetaja oli jätnud mobiiltelefoni lauale ja sealt kõik alguse saigi. Õpetaja aktipilt levis õpilaste seas kulutulena, enne kui täiskasvanud asjale jälile said. Lapsevanemad ja õpetajad roppupildi levitamist heaks ei kiitnud ja nad panid politsei juhtumit uurima ja nüüd võetaksegi näpujälgi. Õpetaja oli siis ise endast teinud telefoniga aktiivfoto. Seda ei ole täpsustatud, kas ise või naabrimees või tehase direktor. Ole hea naabrimees, tee minust üks aktiivfoto. Võta sinu minu telefon. Mis teil on näos kogu aeg? Naeretate või irvitate seal? No vaata teile, see on puhas irväil. Laula väike piimari, laula! Väike saatan, laula! Mul on kõik kiri tulnud, aga siit jookseb jälle Märksi nimi läbi. Ja ma ei tea, kas Märks tahab, et ma selle ette loeksin, sellepärast, et sa pead nüüd ise otsustama, annan selle kirja sulle, et töötasid kiiresti läbi ja kas sa tahad sellest rääkida või ei taha? Mis valdkonda see läheb? Porno. Seks ikka, jah. Et on jälle kuskile vahele jäänud, kas püksid rebadel? Enam-vähem, jah. Loe, kui tahad. Ei, mina ei taha, kas sa tahad? Anna siia, ma loen ise, kui ta ei taha. Ja anna Kelgule. Või ta ei taha sulle hästi anda seda kirja. Nii, mis me Märksi kohta teada saame? Väike Sirtsu kirjutab. Sa ütlesid, et tahad Märksist kõike teada. Mul on üks jutt temast. Nimelt Märks, kas sa mäletad aastaid tagasi ühel peol meie väga kirglikku suudlust? Ma väga loodan, et sa mäletad, kuna mina mäletan seda küll. Nüüd tuli meelde. Mure ka, ma arvan, et see on hea koht seal. See kirjaviga on hea. Mis teda petab nüüd? Tema pissi jätab ta maha. On sinna kirjutatud. Küllap on tahetud kirjutada poiss, aga näed, on läinud sassi ja nalja kui palju ühest täheveast. Me ootame vastust. Ütlen ausalt, ei mäleta. Selge. See on pehmendav asjaolu. Mitte midagi ei mäleta. Muidugi ei mäleta. Kes see mäletakski? Kus mees põrutas minema või? Või viskasid ise välja? Ei, tulin ära ta juures. Hakkas jooma? Juhtus nii, jah. Mees oli igavene lakekrants. Igavene viinanina, ütleks nii. Parm, jah. Viinanina, kuidas te sellise otsa komistasite üldse siis? Olite ise ka purjus sel ajal? Kogema, kuidas need asjad ikka juhtuvad? Eks nad niimoodi lähevad, jah.